Kaugel sügavas metsas elas väike kass nimega Miu. Miu oli armas ja krutskeid täis kass, kellel olid suured rohelised silmad ja triibuline pehme karv. Tal oli ka üks unistus. Ta tahtis lennata nagu linnud taevas. Igal hommikul ärgates vaatas Miu aknast välja ja nägi, kuidas linnud pilvede vahel hõljusid. Ta imetles, kuidas nad laulsid ja tiivad laiali sinises taevas ringe tegid. Miu mõtles, kui mina saaksin ka nii lennata. Ühel päeval otsustas Miu, et nüüd on aeg oma unistus täide viia. Ta läks metsa oma parima sõbra jänese Jassi juurde. Jass oli alati lõbus ja energiline ning alati valmis Miu hulljulgeid plaane toetama. Kuule, Jass, alustas Miu, ma tahan lennata. Kuidas ma seda teha saan? Jass mõtles natuke ja ütles, me võiksime sulle tiivad ehitada. Siin läheb vaja natuke sulgi ja puuoksi. Nii nad hakkasid koos ehitama. Nad leidsid metsas suuri kotkasulgi ja puuoksi. Pärast pikka meisterdamist olid tiivad valmis. Miu sidus need kindlalt oma selja külge. Olen valmis, hüüdis ta elevalt. Nii nad ronisid koos kõrge künkotsa. Miu astus paar sammu ja hüppas. Ta sulges silmad ja lootis parimat. Aga lennu asemel maandus Miu hoopis heinakuhja. Oh ei, ütles Miu, kui heinakuhjast välja ronis. See ei töötanudki. Ma pole loodud lendama. Ta tundis end natuke kurvalt, aga Jass raputas kohe pead ja ütles. Ära muretse, Miu, võib-olla me lihtsalt ei teinud neid tiibu õigesti. Võib-olla on äkki teistsugune viis lennata. Miu aga otsustas minna järgmise sõbra, öökull Otto juurde. Otto oli tark ja teadis paljusid asju. Otto, sina oskad lennata, ütles Miu. Kuidas sa seda teed? Otto naeratas rahulikult ja silmitses Miud oma suurte silmadega. Lendamine ei tähenda alati tiibade olemasolu, vastas ta targalt. See tähendab vabaduse tunnet, mida sa tunned seespool. Mõnikord sa lendad hoopis siis, kui teed midagi, mis teeb sind eriti õnnelikuks. Miu jäi mõttesse. Aga mina tahan siiski päriselt taevas lennata, pomises ta. Otto naeratas jälle. Miu, mõtle hetkeks, kas sul on kunagi olnud tunne, et kui sa jooksed kiiresti läbi rohu, hüppad ja mängid oma sõpradega, et sa peaaegu lendaksid. Lendamine pole alati kõrgustes olemine. Sa võid tunda end vabana ka maa peal. Miu mõtles sellele ja meenutas kõiki neid kordi, kui ta oli tuulevaiksel päeval jooksnud heinamaal, hüpanud üle väikeste ojakeste ja tundnud, nagu ta tiirleks taevas. Järgmisel hommikul ärkas Miu päikesekiirte peale ja otsustas teha ühe oma kiiretest jooksudest. Ta tormas heinamaale, hüppas kivilt kivile, mängis Jassiga tagaajamist ja naeris kõigest südamest. Äkki mõistis ta, just selline tunne ongi lennata. Südames oli tal kerge ja ta tundis, kuidas rõõm teda kõrgustesse viib. Pärast seda päeva ei mõelnud Miu enam murelikult sellele, et tal polnud päris tiibu. Ta teadis nüüd, et kui süda on õnnelik ja vaba, siis võib igaüks lennata. Ka tema. Ja kui ta õhtul pehmele padjale pea pani, tundis ta, et ta oli täna tõepoolest lennanud. Ja nii uinuski Miu teadmisega, et õnne leidmiseks ei pea alati taeva poole vaatama. Vahel piisab, kui vaadata enda sisse.